Tänaseks hobiintervjuuks oleme valinud sellise hobi, mis eeldab eksootiliste loomade kasvatamist. Rääkige, kes teil täna siin kaasas on? Võtsin kaasa siis ühe sellise hästi levinud lemmikloomana peetava maisimaa, mis on selline ilus elevorm praegu, albiinovorm, süütukene, ohutu, ei kasva väga pikaks, kerge pidada, et sellepärast on ta kindlasti üks populaarsemaid ja hinnatumaid lemmikloomana peetavaid madusid. Et kui me räägime just sellistest eksootilistest loomadest, et siis tema on selline, keda on päris paljudes kodudes. Ja teine on nüüd selline kollektsionääride pärusmaa, keda ei ole väga igal teisel inimesel kodus ja tema peaks konkreetselt olema Eestis ainukene isend, on Kuuba silehuulpoa. Et selline huvitava mustriga muster petab sageli ära, et arvatakse, et tegemist on mürkmaaga, aga tegelikult on kägistaja madu ja ei ole nagu mürgine. Kuigi küllaltki ettearvamatu. Mis loomi te üldse kasvatate veel peale nende madude? Loomi on seinast seina, et on selliseid, kui roomajatest rääkida, siis roomajatest on suured sisalikud, leguaanid, mis on hästi populaarsed, väga huvitavad, väga intelligentsed. On kameelion, kes on täielik looduse ime, samuti selliseid putukaid, erinevaid, tarakane on, kes on pigem toidulaua jaoks ja mitte sellised väga lemmikloomana, aga nad lihtsalt on kodus. Irm, inimeste üks suurimaid irm on ämblikud, tarantlid, neid on mürgistest või siukestest ohtlikumatest on siis skorpion, kes väga süleloom ka ei ole ja nunnud on Richardi maoravad, kes on sellised väga vähe levinud Eestis armsad väikesed pallid, väga vahvad loomad, et õudselt toredad lemmikloomad, linde, paabulinnud, kuningfaasanid, teematfaasanid, kalad, keda on ka väga-väga palju, aga on ka isegi niisugused lihtsamad loomad nagu koerad. Kui raske neid on niimoodi kasvatada ja endal pidada, et kui koeri kassi oskavad peaaegu kõik endale? Et selline, oleneb nüüd maoliigist ja milleks see loom nüüd võetakse, et kui ta võetakse selliseks lemmikloomaks, eeldada, et teda võetakse välja terraariumist, teda tahetakse kas või süles hoida või käes hoida, temaga tegeleda, siis oleks nagu mõttekam võtta väiksem madu, kellega on kergem hakkama saada, kes ei vaja nii suuri tingimusi, sellepärast et nende tingimuste loomine on küllaltki kulukas. Et sellisele väiksele maole see terraarium, mida ta vajab, kuskil 2000 krooni on umbes selline, et kui see tellida, aga kui ise teha, siis on kindlasti odavam, et kes vähegi nagu oskab, et siis ta ei ole nii kulukas, et toidu peale ju läheb suhteliselt vähe raha, et kui sa koera-kassi pead iga päev toitma, tegelema temaga, siis madu ta sööb suhteliselt arvalenevalt maa vanusest ja tegelikult ta on laisa inimese loom. Näiteks seda tarantlit ka korraks inimestele, et rääkige ka temast vähemalt. See on hästi levinud selline üks ilus karvane armas tarantliliik, mis on hästi tuntud kodudes ja täiesti siuke ohutu, võib-olla teinekord ägestub natukene, aga üldiselt ei. Et tarantlite pidajatega on nüüd selline asi, et osad ongi täiesti spetsialiseerunud nendele, neil on hästi palju erinevaid liike neid kodudes, ega ta nagu midagi sellist nüüd ülierilist ei ole, et kujutame ette, et on suurem koduämblik. Kas ta kuidagi ka ohtlik on või üldse?
osadel liikidel on nüüd selline enesekaitsereaktsioon, et kui teda ärritada või seda nüüd välja üritada võtta ja puudutada, siis ta hakkab tagumiste jalgadega ajama oma tagumiku pealt neid karvakesi. Need on sellised udupeened ja kui nad satuvad silma hingamisteedesse, et siis see võib nagu päris halvasti lõppeda. Et sel juhul, kui endale tarantlit tahta, tuleks vaadata kindlasti selline liik, kellel ei ole sellist kaitsereaktsiooni teket ja kes ennast niimoodi ei kaitse. Aga see on nüüd selline konkreetne, hästi rahulik, on väga kiireid, väga aktiivseid liike ja selline, millega pärast on inimestel üks suuremaid hirme ikkagi selliste suurte tarantlite ja ka ämblike ees, mis seal salata. Kuidas inimesed tavaliselt reageerivad, kui nad saavad teada, et teil on nagu toatäis loomi, mis ei ole nagu päris tavalised? Reageering on selline, inimesed nagu justkui jagunevad 3 gruppi. Et ühed inimesed on need, kellel on meeletu uudishimu, kes ei ole selliste loomadega kunagi kokku puutunud, aga nad tahaksid seda väga teha. Sest sageli on ka see, et hirmudest üle saada, tuleb nendega võidelda ja nendega kokku puutuda. Ja siis tullaksegi külla ja tehakse need arglikud katsed, et paljud maopidajad, kes on endale siis maa lõpuks soetanud, on nii, et kui nad on minu juures esimest korda maaga tutvustain, neil värisevad käed ja neil värisevad jalad ja nad ometigi hiljem saavad sellest hirmust üle ja neil on endal samasugune loom kodus. Siis on üks grupp, kes kardab ja ta jääbki kartma ja nad tõsiselt kardavad ja sinna ei olegi midagi teha, lihtsalt tuleb sellega arvestada. Ja 3. grupp on selline, kes jääb 2 vahel, et jah, et tegelikult ju päris põnevad, aga endal ikkagi vist kodus pigem eelistan koera või merisiga või mida iganes, et päris see ei ole see, et selleks vist peab ikka olema selline roomaja inimene või natuke teistmoodi, et ei ole päris nagu kõigile ta. Et kuidas nad sellise võõra keskkonnaga kohanevad? Ma vaatan, et tema seal tunneb ennast päris hästi juba. Üldiselt on see, et ega nad ei ole loomad, mida nüüd väga nii näidata ja vedada ja nad on ikkagi harjunud oma keskkonnaga, oma terraariumiga, kus neil on õiged temperatuurid, õiged kõik vajalik ja pigem on nad sellised loomad, kes ei armasta väga puudutamist, väga väljavõtmist. See oleneb nüüd liigist ka, et üldiselt need 2 on nüüd harjunud, aga selle sama Kuubasile huulpuaga on igasuguseid juhtumeid olnud, kui me oleme käinud kuskil ja ka ta täna otsustas mind üllatada sellise vedelikuga, mis on kaltsium, et see on selline reageering sellele uuele keskkonnale ja mida te soovitate inimesele, kes esmakordselt sooviks näiteks madu võtta endale? Soovitaksin kindlasti viia ennast kurssi kõiksuguste nende vajadustega, kõigega ja mõelda väga-väga sügavalt järgi enne, kui endale selline loom võtta. Nad elavad ikkagi küllaltki kaua, 20 aastat, isegi rohkem. Kui te võtate väga suureks kasvava liigi, siis te peate arvestama, et ta on 5-6 aasta pärast juba tõeliselt ohtlik loom. Ja üldiselt on ka see, et kui te olete ikkagi kindel, et see on see, mida ma tahan, aga te ei ole veel puutunud kokku madudega, käige kuskil, vaadake, proovige neid silitada, tutvuge nendega, siis te saate selle kindla vastuse, et kas see on see loom, keda ma tahan, või oli see mul lihtsalt tuju, et ma teda tahtsin. Aga üldiselt kindlasti eeltöö, põhjalik eeltöö ja siis ei ole väga takistusi. Aga suur tänu selle intervjuu eest. Palun! Ning me jätkame taas Kokasaatega.